teie töökogemus vanglas töötades? Küsimuse esitaja Tallinna vangla eesti keele õpetaja. See annab alati võimaluse nalja teha. Näiteks alati koolitustel, kui ma küsin, et kas me oleme kellegagi kohtunud, siis ma ütlen, et ma ei küsi, kus me kohtunud oleme, kuna mina olen 4 aastat enda elust vanglas veetnud. Aga teie reetsite kohe ära, et kus me võisime kohtuda. Elu nagu filmis, koolitustel saab kino küll, eks ju. Aga täna me asetame objektiivi ette hoopis koolitaja. Tervist minu poolt, mina olen Georgi Skorobogatov, ma olen siin Paale poolt ja siis... Tere ka minu poolt, mina olen Monika Marfelt ja mina olen Andrase poolt teid tervitamas. Rõõm on teid näha siin kaunil päeval Filmimuuseumis. Tere tulemast! Tõepoolest on... Rõõm on tõesti väga suur, et 4. korda me teeme mittekonverentsi, aga mitte kunagi ei ole see nii suur olnud ja siis just nimelt tänu koostööle Andrasega saame me siis korraldada sellist vägevat kogukonnaüritust, kus on nii palju inimesi, kes panustavad ja nii palju inimesi, kes mõtlevad kaasa ja arutavad kaasa. Et need teemad, mida me teile pakume täna aruteludeks, on teie käest saadud, et kui te mäletate jaanuarikuus me korraldasime ideekorjad, et siis kõik need teemad on tegelikult kogukonna poolt oluliseks peetud ja siis on esile tõstetud. Nii et ma usun, et igaüks leiab enda jaoks midagi sellist, mis on tema jaoks aktuaalne. Aga mul on hea meel tervitada ka kõiki neid, kes ei ole hetkel siin saalis ja kes mingil põhjul ei saanud täna meil siin kaasas olla Filmimuuseumis, et ma arvan, et meil on vaatajaid ka teisel pool ekraani, ehk meil on veebiarutelu ja Paale teeb meil ka otseülekande, nii et me tervitame siit saalist kõiki teisi, kes on siis teisel pool ekraani. Tere teile! Tõepoolest, päeva jooksul toimub meil ka kirjalik arutelu Paale keskkonnas ja ka kõik teie saate seda arutelu nii jälgida, kui ka hiljem sellest osa saada ja lugeda kommentaare, sellepärast et korraga te füüsiliselt saate osaleda vaid ühes arutelus. Aga näitame ka teile tänase päeva kava, et kuigi tegemist on mitte konverentsiga, siis mingisugune struktuur peab siiski olema, et teada, kes, kuhu ja millal liigub. Et teil on kõigil toredasti piletid. Ja need piletid on siis enamasti jagatud teile selliselt, et te esimese eelistuse järgi, kui te registreerisite, et me saime seda arvestada. Et mõne inimese puhul me ei saanud arvestada, aga siis sa võid proovida vahetada kellegagi piletid ära. Et seda saab täitsa teha. Ja siis teise arutelude ajaks on sul võimalus siis täitsa vabalt valida, et millisesse arutellu sa lähed. Aga siis käime päeva üle. Et meid ootab praegu pärast meie lühikest tervitust üks ettekanne arutelukultuurist, et miks me muidu seda teeme, selleks, et arutelukultuuri arendada koolitajate kogukonnas. Maarja Vaino on ette valmistanud väga sellise innustava sõnavõttu, ma usun, et see kõiki teid häälestab kenasti, et te kõik olete aktiivsed arutelud osalejad. Ja peale seda, kui me oleme teada saanud, kuidas see õige arutelu käib, ehk siis enne on teooria ja siis tuleb praktika, siis me lähme kõik praktikale. Ja parim praktika on see, kui sa selle tegevuse läbi teed, ehk siis see võimalus on teil täna kõigil olemas ja arutelu teemasid, mida me teie käest siis saime, kevadel oli päris palju ja me tegime sellest valiku ja ma loodan, et igaüks siis saab moel või teisel osaleda ja siis ongi arutelude koht. Et peale Maarjat me kutsume arutelude eestvedajad siia ette ja nad teile räägivad ka põgusalt ja siis on juba oluliselt lihtsam minna ja orienteeruda ja vaadata, mis arutelurühmast te siis osalete. Ja peale arutelu on siis üks selline väike virgutuspaus, peale mida? Peale mida me koguneme välitrepile, see on seesama trepp, mis jääb kohe siia välisukse taga ja seal me teeme ühe vägeva ühispildi, peaaegu et punasel vaibal, kõik saavad staarina ennast tunda.
kui te mäletate, siis eelmine kord meil oli, või eelmisel aastal meil oli 2 eraldi üritust, oli Epale mittekonverents ja oli Andrase koolitajate konverents. Olge head, andke käega märku, kes oli Andrase koolitajate konverentsil eelmisel aastal? Nii, väga hea. Kes oli Epale mittekonverentsil eelmisel aastal? Nii, väga hea. 1 + 1 on 5. Väga hea, tuli 5. Et eelmisel aastal me ka koolitajate konverentsil mäletatavasti tegime grupipildi, mäletate seda? Ja me otsustasime seda traditsiooni jätkata, sest meil on väga tore kogukond ja me teeme seda ka sel aastal, nii et grupipildi jaoks siis sättige ennast siia trepistikule valmis ja meie grupipildi juhendaja ja fotograaf on Aivar Pihelgas, kes ka eelmisel aastal oli teiega, nii et Aivar teeb siis meist ühe grupipildi. Jah, ja siis muidugi lingi galeriile me paneme samamoodi meie veebiarutelu lehele, et see on seesama link, mis on teile juba saadetud, et muud kohta, muud pesa ei pea te otsima, et sellest samast kohast te alles saate selle kätte. Ja kui ühispilt on tehtud, siis me siia ruumi ei kogune, vaid te lähete aruteludesse, aga saate jätkata siis oma esimese arutelu teemaga või siis minna teisse. Et uurige siis kus need arutelud toimuvad, pileti tagumisel küljel on kirjutatud siis, kus milline arutelu toimub, et pange seda tähele. Ja kui on teine arutelude voor peetud, siis koguneme me siia ruumi. Et kõik arutelujuhid siis suunavad teid kenasti siia tagasi ja me saame teha kokkuvõtteid. Ja kui me kõik ei saa kõikides arutelurühmades osaleda, kuigi väga tahaks, siis on meil hea võimalus päeva lõpus siis kuulata neid häid mõtteid, mida erinevates rühmades siis arutleti ja neid me kuuleme siis päeva teises pooles ja lisaks sellele on meil ka vaba mikrofon, kui teil on midagi väga südamele tahate öelda, siis on teil see võimalus. Aga peale seda oleme me Filmimuuseumi poolt saanud sellise väga toreda võimaluse minna majatuurile. Ja majatuur on meil 3 ekspositsioonis ja majatuurist tuleb meile rääkima Rainer, siis kui me oleme oma osa kenasti lõpetanud, nii et kes on plaaninud täna siis ka Filmimuuseumiga ja 3 ekspositsiooniga ühest ekspositsioonist 3 siis tutvuda, siis plaanige seda ka ajaliselt. Just, aga nüüd siis, kui küsimusi ei ole, siis anname mikrofoni Maarjale ja palume teda häälestada meid kõiki aruteludeks. Maarja Vaino. Aitäh ja tere ka minu poolt siis kõigile, kes on siin saalis ja kõigile, kes on kuskil teisel pool ekraani. Mulle iseenesest väga meeldib see, kuidas Karl Ristikivi alustas kord ühte konverentsi, kus ta esinema pidi. Ta tsiteeris ühte Ameerika poliitikut, kes olevat öelnud nii: inimese mõistus on midagi väga imetlemisväärset. See hakkab tööle niipea, kui inimene on sündinud ja lakkab töötamast alles siis, kui ta kõnetoolis seisab. Ma usun, et küllap teil kõigil on olnud sellist hetke ja vahel mulle tundub, et kui me räägime arutelu kultuurist, siis võiks nagu selle sama olukorra üle kanda, et kui asi... Nii, tuli tagasi. Kui asi läheb aruteluks, siis võib mõistus lakata töötamast ja arutlusest võib kergesti arutus. Mõnes mõttes me oleme väga paradoksaalses olukorras nii või teisiti, sellepärast, et mulle tundub, et ühest küljest räägitakse aina rohkem, et me viibime pidevas nagu mõnes mõttes lausa sõnamulina keskel. Inimesed kogu aeg räägivad, kõik tahavad endast kogu aeg rääkida ja meil on olemas arvamusfestivalid, meil on olemas tohutul hulgal kõikvõimalikke blogisid, portaale, igal pool saab oma arvamust avaldada, aga samal ajal tundub, et kõik see jutt ei ole otseselt arutelu. Et see ongi tihtipeale peaaegu selline tühi kõne ja kuna teie olete inimesed, kes peavad ka suure osa oma tööst tegema ära rääkides, siis ma usun, et teil on nagu päris selge, milline on tegelikult sõnakaal ja kuidas oma mõtet peaks suutma selgelt formuleerida selleks, et see teise inimeseni jõuaks ja et tekiks ka mingisugune konstruktiivne tulemus, sellepärast et selle suure rääkimise sees on tavaliselt palju vahtu ja vähe tulemust ja väga suur probleem on ka selles, kui toimuvad sellised avaliku
avalikud debatid, millel ei ole mingit tulemust, et kui ütleme, kogukond üritab midagi mõjutada, aga see ei jõua mitte kuhugile välja. Ja kui ma nagu mõtlesin natukene selle üle, et mida tegelikult tähendab see sõna, arutelu või arutlus, siis võib-olla kõige olulisem olekski esile tuua selle sõna tüvi, mis on aru. Ja ma arvan, et arutluse selline esimene eeldus on, et arutajateks on inimesed, kellel on aru peas. Ja mõtlesin, et võiks natukene seda sõna analüüsida. Ja muidugi, kui küsida, et mis on see eesti keele seletava sõnaraamatu, mida te ka kindlasti aeg-ajalt kasutate, mina kasutan seda pidevalt, et filoloogid on ikkagi väga ilusti paljud sõnad paika pannud, siis on väga lihtsalt kollektiivne mõttevahetus. Aga teisest küljest võib kollektiivne mõttevahetus olla ka mingisugunegi laiem väitlus, debatt, midagi muud, et mis siis ikkagi teeb arutlusest midagi enamat kui lihtsalt sõnavahetus. Ja mõtlesin, et võib-olla hea näide, kuidas seda erinevust arutluse ja näiteks sõnavahetuse vahel välja tuua, ongi reljeefselt näidata seda, mis juhtub, kui näiteks sõnavahetus teha 2 erinevaks sõnaks, et ta ei ole enam kokku kirjutatud, vaid ta on lahku kirjutatud. Ja siis me võime juba väga hästi ette kujutada nagu 2 poolt, kes on omavahel sattunud sõnavahetusse ja kes siis nagu lihtsalt nagu ping-pongi loobivad seda ühte sõna edasi-tagasi ja mõttevahetuse asemel toimubki siis sõnavahetus. Aga kui me hakkame mõtlema selle peale, et missugune see arutelu siis peaks olema, et siis sõnavahetus minu jaoks, kui ma seda ette kujutan, tähendab seda, et vaidlema on sattunud 2 inimest, kellel on juba väga selge seisukoht ja veendumus millestki. Ja see ei ole arutelu, mis toimub, vaid see on oma veendumuse, kuidas öelda siis viisakalt, peale surumine teisele poolele. Aga arutelu kui selline peaks ikkagi olema ju protsess, et selle idee ei ole see, et asjad on juba selged, vaid pigem idee on selles, et asjad on alles täiesti segased ja see, kuhu välja jõuda või mis on see lahendus, peakski selguma alles selle arutelu käigus. Ja kui ma seda arutelu sõna natukene selle arusõnaga võrdlesin, siis mõtlesingi, et arutelu juurde võiksid käia alati vaikivalt ka sellised väljendid nagu aru pärima, aru saama ja aru andma. Et kõik need on mõtestatud tegevused ja arutelu käigus peaks olema need mõtestatud, ühesõnaga, sa ei saa aru pärida, kui sa ei ole enda jaoks mõtestanud seda, mida sa tahad küsida, sa ei saa aru saada, kui sa ei ole midagi enda jaoks läbi mõelnud ja sa ei saa ka aru anda, kui sul ei ole selgust selles, millest sa räägid. Ja ma arvan, et meie tänase arutelu kultuuri või selle avaliku arutelu pinna üheks suureks probleemiks ongi see, et räägitakse asjadest, millest ei teata. Et meie avalikus ruumis on tohutult palju inimesi, kes on saanud ameti ja loodavad, et siis saavad ka selle mõistuse, aga sageli ei ole seda juhtunud. Ja nii võibki olla, et räägitakse ja räägitakse, aga samal ajal ei öelda mitte midagi. Ja jah, olengi siin siis välja toonud, et avalikus ruumis ei soovita sageli mitte aru pärida, vaid ära panna, mitte aru saada, vaid teistele selgeks teha, mitte aru anda, vaid ära hämada. Ja tänase päeva küsimus suures osas ongi siis see, et kuidas seda arutelukultuuri parandada, et kuidas ka teie, kes te inimestega asju arutate, seda saaksid teha. Ja mõtlesin, et toon siia sisse sellise dimensiooni nagu kuidas öelda, perekondlik dimensioon. Et kui rääkida arutamisest, siis kindlasti on üks probleem selles, et eestlased on sellised introverdid, et ega nad ei taha eriti oma arvamust avaldada,
ja asju niimoodi avalikult analüüsida, et nad pigem armastavad seda omaette niimoodi oma soodu läbi mõelda, et samas on meil ju väga palju selliseid, kuidas öelda, külafilosoofe, kes on enda jaoks maailma asju läbi mõelnud küll, aga nad ei kipu tingimata sellest teistele rääkima. Ja kindlasti on sellel omamoodi ajaloolised põhjendused, sellepärast et pikki aastakümneid olime ju olukorras, kus oligi ohtlik rääkida, et vaikimine kuld, rääkimine hõbe, tuntud Eesti vanasõna. Aga teisest küljest mulle tundub, et kui me nagu tahaksime, et me üleüldiselt ka pikemas perspektiivis meie arutelu kultuuris midagi muutub, siis võib-olla kõige olulisem olekski alustada ikkagi kodudest ja perekondadest, kus aina vähem ju lapsed ja vanemad ja ka vanemad omavahel räägivad. Ja ütleme, see rääkimise komme kui selline on ju meil ikkagi väga selline ligadi-logadi, eriti nüüd, kui me pole veel õieti sellest nii-öelda enesetsensuurist veel välja saanud ja juba oleme kuidagi sinna nutitelefonidesse kadunud ja kui vaadata noori lapsi, Tammsaare muuseumiski käivad ja esitad küsimusi või palud mõne teksti ette lugeda, siis on see ju kohutav bobin, mis sealt tuleb ja lihtsamaidki sõnu ei suudeta ja lauseid ilma vigadeta ette lugeda, et juba see nii-öelda retooriline pool kannatab. Aga veelgi rohkem kannatab see, et ei suudeta oma mõtteid normaalselt väljendada, luua siis lauset, kus on olemas nii alus, öeldis, sihitis kui ka mõte. Ja mulle tundubki, et võib-olla isegi sel ajal, kui lapsed on väikesed, nendega räägitakse päris kenasti, et ikka suurem osa vanemaid, ma arvan, ütlevad lapsele, et ma ei tea, kohvikann on kuum, ära seda puuduta, saad haiget või räägivad, et näed, et see on kiisu, see teeb näu. Et ühesõnaga seda maailma seletamise poolt tehakse päris kenasti. Et esimene kriis võib-olla tekib siis, kui lapsel on miks-periood, et siis võivad need küsimused minna vahel lihtsalt küllaltki absurdseks, et olen isegi olnud täiesti nõutu, kui üks minu lastest küsis lihtsalt, et emme, miks on olemas muld? Ja ma ei osanud sellele väga midagi vastata. Eks lõpuks ma midagi mõtlesin välja. Aga võib-olla see kõige suurem probleem tekib siis, kui lapsed jõuavad sellesse vanusesse, kus nad hakkavad maailma asjade üle järele mõtlema. Ja nad jõuavad sinna, see on oluline, seda peaks toetama, kõik inimesed ei tohikski kasvada suureks niimoodi, et nad ei mõtle maailma asjade üle järele. Ja eriti noored inimesed on väga tundlikud ja tunnetavad igasuguseid filosoofilisi küsimusi palju teravamalt kui täiskasvanud, kes on juba oma eludesse sisse loksunud ja kõigega kohanenud ja ennast kohandanud. Ja mulle tundubki, et see perekondlik arutelu kultuur kuskil seal nagu hajub ära, et meil ei ole nagu üldiselt kommet õhtuti või hommikuti koos istudes oma lastega näiteks maailma asjade üle arutada ja just arutada, sest et me ei saa neile seda enam otseselt seletada, sellepärast et on küsimusi, mille üle filosoofid on aastatuhandeid oma päid murdnud ja vähe tõenäoline, et meie neile suudame niimoodi naksti vastused anda. Et see ongi arutelu küsimus, et see ongi küsimus, et me elamegi maailmas, mida me ei saa lõpuni seletada, aga see ei tähenda, et me selle maailma vastu ei peaks huvi tundma ja et me ei peaks selles maailmas olevate asjade üle pidevalt mõtteid vahetama ja nende üle arutama. Et see on võib-olla niisugune filosoofiline tasand, aga see abstraktne ja filosoofiline tasand on erakordselt oluline, sellepärast et need samad lapsed, kellega neid asju arutada, ongi meie tuleviku poliitikud ja ametnikud ja koolitajad ja kõik teised. Ja kui nemad ei ole kunagi näinud, et see on oluline, et nendega tahetakse arutada, et nende küsimused on olulised, et üldse kogu see tasand midagi maailmas loeb, siis nad lülitavad selle tasandi välja ja tegelikult maailm funktsioneeribki ilma selle tasandita ja aruteludest saavad sõnavahetused, demagoogiad, kõik muud asjad, aga mitte sisulised arutelud. Nii et see maailm, kus me niikuinii oleme praegu ja mis on selline väga fragmenteerunud ja kuidagi igaüks ajab sellist oma asja ja on väga kitsalt katsub oma eluga hakkama saada, et tegelikult just selline omavahel asjade arutamine, mis võib-olla vahel tingimata ka kuhugi välja ei vii, on nagu selline oluline sideaine ühiskonnas. Ja
ja kui ma olen nagu vaadanud seda, et millest nagu tuntakse ka aina enam puudust või mida heidetakse nagu sellisele avalikule ruumile aina enam ette, üks on loomulikult see poliitiline tasand, et lõppude lõpuks on tehtud igasuguseid ettepanekuid kõikvõimalike erinevate gruppide poolt, aga tavaliselt neid absoluutselt ei võeta kuulda, et olgu see 400, 500 või ükskõik 200 kiri, et see jääb kuhugile sinna paika ja midagi sellest nagu ei muutu, et tundub, et see argumenteeritud jutt, milleni on jõutud arutelude käigus, ei jõua kohale sinna, kus on otsustajad, mistõttu ka selline väljend nagu avalik arutelu on mõnes mõttes muutunud farsiks, et ega seal pigem on tegemist jällegi kommunikeerimise ja asjade selgeks tegemisega kui aruteluga. Aga teine teema ikkagi, mis just selle avaliku suhtluse puhul silma torkab, on see, et tuntakse, et see arutelukultuur on labastunud, et ta on muutunud kuidagi räigeks, et inimesed suhtlevad nii, nagu nad veel mõnda aega tagasi ei kujutanud ette, et võiks nagu viisakad inimesed omavahel suhelda. Ja no midagi pole teha, kirjandusteadlasena ma jõuan ikkagi ka sinna, et osalt tuleb see sellest, et mingid nagu vaimsed standardid on ära kaotatud, et ei eeldata muuhulgas ka seda, et inimesed, haritud inimesed, viisakalt omavahel suhtlevad inimesed loevad raamatuid, et see on nagu vältimatu eeldus, sest et kirjandus on ju esimene koht, kus sa õpid mõtete sõnastamist, kus sa õpid sõnavara, kus sa paned oma fantaasia tööle. Ja kui rääkidagi, jõuda selle sama nii-öelda aru juurde, siis on ju tehtud uurimused, et mitte ainult kirjandus ei tule abiks, kui on vaja midagi või kedagi tsiteerida ja ei suuda ise midagi sõnastada ja saab mõne targema sõnastaja appi võtta, vaid ilukirjanduse lugemine aktiveerib ajus täiesti ainulaadsed piirkonnad, mida ükski teine kunstiala, ei muusika, ei film ei tee ja et see ajupiirkond on otseselt seotud empaatiavõimega. Ja empaatiavõime omakorda on see, mis ühiskonnas peaks ära hoidma sellist räigust, hoolimatust ja kõike muud. Ja ikkagi üks näide, mida ma olen ka varem toonud, aga ma tooksin selle jälle, on Ameerikas tehtud selline kava, kui hakati ehitama uusi vanglaid ja oli vaja prognoosida, palju on vaja uusi vanglakohti, siis võeti aluseks, selle algoritmi aluseks see, kui palju oli sel hetkel umbes 12-aastasi lapsi, kes ei lugenud, ei armastanud lugeda ja mitte mingil juhul ei armastanud lugeda oma vabal ajal. Et nemad on kõige suurema tõenäosusega need inimesed, kelle neid vangikonge hakati ehitama. Nii et see lugemine ei ole sugugi lihtsalt mingisugunegi asi, millega meelt lahutada, vaid ta on erakordselt oluline maailma sõnastaja, oluline kujutlusvõime käivitaja ja oluline sõnavara rikastaja ja kõik nii edasi, empaatiavõime looja. Nii et ma võib-olla lõpetaksin praegu selle lühikese ettekande esiteks üleskutsega kindlasti alati lugeda raamatuid ja võtta alati kirjandus appi oma koolitustel, sest et see on kindlasti toob teile endale ka palju abi. Ja et mitte lõpetada väga niimoodi abstraktselt ise, siis mõtlesin anda ka need mõned innustavad märksõnad, et kui nüüd vestlusringides aruteluks läheb, et siis et kuhugi ka välja jõuda, et arutelu ei jääks ka lihtsalt selliseks rääkimiseks, tuleks siis kõigepealt läbi mõelda, mis on see küsimus või teema, panna paika mõisted, tuua mõistete selgitamiseks näited, siis neid analüüsida ja põhjendada, leida seoseid, leida erinevusi, sarnasusi, argumenteerida ja seejärel siis formuleerida seisukohad, et siis see peaks olema kindlasti natukene teistsugune kui siis, kui alguses teema sõnastati, et see arutelu käigus peaks tegelikult ikkagi midagi muutuma, sest et ei ole mõtet sõnastada, ei ole mõtet hakata arutama asja, mis niikuinii on selge juba. Et arutama peaks hakkama asju, mida tegelikult veel ei tea, kuidas sa ise tahaksid neid asju lahendada. Ja mõtlesingi siis lõpetuseks ka kasutada klassikuid ja anda tuntud soovituse Dalai Lama suust, et
et mõistus on nagu langevari. Ta töötab hästi vaid siis, kui ta on avatud. Aitäh! Aitäh, Maarja, ja kõik, kellel on siis see pääse Maarja arutelugruppi, siis saavad seda teemat seal kindlasti jätkata. Selle juuksuri asja peale korraks mõtlema, et ma kunagi olin see, kelle peal mu juuksur tegi oma kutsekooli lõputöö. Siis ma hakkasin mõtlema, et kuidas see, nagu see Marguse näide töötaks, et töötad pikka aega, midagi ei õpi töökohal, et oled 10 aastat jube halb juuksur. Kogu aeg keerad inimeste nagu juukseid kihva, et kust sa nagu leiad neid, kes sul seal 10 aastat siis käivad. Aga ei, küllap see on võimalik, ma lihtsalt jäin korraks mõtlema. Nüüd on siis Margusel võimalik oma reageeriv kõne pidada, pärast mida saate kõik sõna, nii et tehke näpud soojaks, siis on hääl ka soe. Pakun siis 2-minutilisi kõnevõimalusi pärast seda, kui Margus on lõpetanud. Aga nüüd siis Margusele 7 minutiks sõna. Ole hea. Aitäh, mulle see juuksuri teema väga meeldib. Ma käisin noorena kogu aeg Tartus, oli Pälsoni tänav juuksuris, kus olid need nii-öelda üliõpilased. Siis, eks ole, harjutasid, eks ole, ja no näete, mis mu juustest sai, eks ole, no, ei, loomulikult. Nii. Aga nüüd on meil aeg tutvustada kõiki arutelujuhte ja teemasid ja siis saame välja tuua, et mis ruumides me arutame. Alustame siit poolt. Tervist minu poolt, minu nimi Helina Kibar ja meie töötoas toimub väga ärksameelne arutelu ehk tegelikult arutame siis teemal mindfulness, ärksameelsus, meeleteadlikkus, kohalolek siin ja praegu, kõik sellised olulised teemad, mis meid igaüht kõnetavad läbi personaalse kogemuse. Siis meie töötoas on olemas siis selline tumeroheline, kellel on see tumeroheline väike sildike, siis teie olete kõik oodatud meie töötuppa. Ja see töötuba on meil tegelikult teises kohas. Mitte, et see nüüd näitab ärksameelsus kohe, et kas sa siis leidsid üles, et siin on vale tuba. Et tegelikult oli Kutsu-Juku õppeklass ja nüüd me oleme hoopis tallis. Nii ja tall on siit üle õue, nii et leidke üles mind ja me lähme kõik koos. Ärksalt astume meeleteadlikult, vaadates seda, mis meie ümber toimub, ärksalt. Ja siis jõuame sinna ja siis arutame selle asja üle, mille kohta me kõik saame võib-olla rohkem teada. Tere, mina olen Merle Koik ja mul on au olla EPA-le Eesti saadik juba 2 aastat, osaleda ka mittekonverentsil juba 2 aastat. Ja meie arutelugrupiks on raamatukogude roll täiskasvanu õppes. See on ajendatud ka sellest, et ma töötan Võrumaa Keskraamatukogus arendusjuhina juba 20 aastat ja raamatukogud on mulle väga südamelähedased ja nagu Maarja Vaino eelnevalt rääkis, on raamatute lugemine väga oluline, kui te tahate, et teie aju areneks ühtlaselt. Seega kõik, kellel on selline oranž pilet, palun osaleda siis selle näituse saal, esimene laud ja osalege siis meie grupis. Aitäh! Tere!
Mina olen Kaido Vestberg ja meie arutelukultuur. Maarja juba alustas sellega ja me kindlasti jätkame nii ühiskonna tasandil kui ka toome selle siis täiskasvanute koolitajate tasandile. Et kas seda on meil piisavalt, kas me arutame õigeid asju ja mida teha, et karavan ikka edasi ei läheks, kui koerad hauguvad. Seda paraku on meil ühiskonnas päris palju. Ja üks teema ilmselt järgmine kord arutelukultuuri või arutelu teemadeks võiks ka panna, et miks sooline ebavõrdsus kehtib täiskasvanute koolitajate hulgas. Tere, mina olen Katrin Karu ja juhandan täna siis sellist põnevat teemat nagu kuidas olla koolitajate Zunfti uhke liige. Meie arutelus on 3 väga põnevat eksperti ja meie siis olemegi sellises põnevas klassis nagu Kutsu-Juku õppeklass ja seal juba Nugitsamees meid ootab. See õppeklass asub siis, kui te lähete siit kassast mööda trepist üles vasakule poole ja lõpus. Ja mis ma veel võib-olla siis tahan öelda, et meil on menüüs eelroog, põhiroog ja dessert. Tere, minu nimi on Veronika Tuul ja olen täna arutelujuhiks sellises väga praktilises arutelus nagu psüühikahäirega ja erivajadusega õppija meie koolitusklassis, et mida koolitaja peaks teadma ja tegema, kuidas teha oma koolitused ligipääsetavaks ja millega arvestama, kui selline õppija on meie klassi sattunud või tulnud. Ning piletivärv on selline fuks ja roosa ja oleme samamoodi näituse saalis kõige viimane laud ja ootame Anneli ja Andresega teid ja tuleb kindlasti põnev ja väga praktiline arutelu. Tere, mina olen Anne Rosenberg ja minu juhtida on töötuba, kuidas saavutada õppe vastavus vajadustele. Olles ise koolitaja, õppedisainer, tean, mida saab teha koolitaja, milline võiks olla koolitatav, aga kas sellest ainult piisab. Meie töötuba, arutelutuba jääb siia, nii et liikumist vähe ja loodan, et ka meil saab hästi põnev, sest meil on ka hästi tugev ekspert. Tere, mina olen Tiina Tambaum Tallinna Ülikoolis rantoloogia lektor ja mina olen nii arutelujuht kui ekspert ehk teist rolli siis kannan harrastus hommikvõimlejana ja töötoa nimi on midagi seotud liikumisega. Esimene sats me ei aruta üldse mitte midagi, vaid võimleme. Ja siis teine pool, kuna on Sokratese jalutuskäik, et me siis arutame selle üle, kuidas iga koolitaja, mis iganes teemal ta koolitab, saaks kaasa aidata, et tema klassiruumis viibivad inimesed läheksid koolituselt ära suurema motivatsiooniga oma igapäevaelus võimelda ja liikuda. Sinist värvi pilet on Tiina arutelus. Tere, minu nimi on Madli Leikop ja mina natukese ohjan siis seda töötuba või arutelu, mis kannab pealkirja koos õpetamine, missugust tulu võiks sellest tõusta õppijale ja koolitajale. Ja loodan väga 2 eksperdi peale, kes on Tallinna Ülikoolist, Pille ja Katrin, kellel endil on väga tugev koosõpetamise kogemus, praktiline ja see töötuba iseenesest on ka üks koosõpetamise näide täna. Ja me oleme seminariruumis, see välisukse kõrvalt läheb trepp kohe ülesse, minge sealt julgelt ülesse, läbi roosa ruumi ja kogu aeg otse, nii kaua kuni tuleb vastu ametikäik. Minge julgelt ametikäigu uksest läbi, vasakule trepist ülesse, peaaegu taeva alla, seal seminariruumis me oleme. Ja kõik need, kellel on siis hall pilet, tulge koosõpetamise arutelule. Me juhatame teid trepist edasi ka. Ja tere, mina olen Jelena Lahmatova ja meie teema on, milline on koolitajate rool Eesti tulevikutöötajate ettevalmistamisel. Nii räägime tulevikust, mis meid ees ootab, mis on meie rool ja kuidas me saame panustada ja ette valmistada
tulevikutöötajaid. Ja me olime teises majas, me olime lossis, Kaamina saalis ja kollased piletid on siis selle arutelu piletid. Sissepääs on lossi peauksest ja Tiina aruteluks kogunetakse välja, välisukse ees on see trepp punaste istmetega, et sinna me koguneme. aga meie poolt siis põnevaid arutelusid, et siis pärime, anname ja ka saame aru nendes aruteludes teha. mõttejärgseid arutelusid, aitäh!